No Paul, selle vihakõne seadusega Eestis tundub olevat üks selline lugu, et need, kes seda seadust meile siin peale suruvad, ma pean siis silmas valitsust, justiitsminister Kalle Laanet, justiitsministeerium, need väljatöötajad, nad ei ole ise ka vist täpselt aru saanud, millist probleemi nad lahendama lähevad. Selles mõttes, et on ju öelnud nii justiitsminister kui näiteks justiitsministeeriumi asekantsler, et neil ei tule isegi ette sellist olukorda, mida uue seaduse puhul saaks hakata siis karistama. Mulle tundub see kuidagi veider, et kuidas sinu kommentaar on, et kas sellisel viisil peaks üldse seadusi tegema? Loomulikult ei peaks. Ei peaks on vale sõna, ei tohiks on õigem sõna. Aga eks selle probleemi juurpõhjused lähevad ju ajaloos tagasi umbes rohkem isegi kui 10 aasta tagusesse aega, siis kui see raamotsus vastu võeti Euroopa Liidus, sest nüüd nad üritavad seda meeleheitlikult täita. Kuidagi justkui nii, et nagu täidame, aga samas nagu ei täida ka või ei taha nagu otseselt midagi muuta, aga tahame teha seaduse selliseks, et see eurooplastele paremini meeldiks. Ja õige oleks tegelikult võtta välja nimekiri nendest inimestest, kes olid selle otsustamise juures, kui Eesti esindajale anti volitus, et sinna raamotsusele alla kirjutama minna ja küsida nende käest, et aga miks nad seda tegid? Sellepärast, et juba sellel ajal ju oli selge, et Eesti ühiskonna vajadustele ja ootustele ja nõudmistele see raamotsus ei vasta ja et me niikuinii hakkame seda rikkuma. Et miks nad seda tegid, sellele tegelikult ma ei ole siiamaani päris head vastust veel kuulnud. No, aga sellest probleemist tulenevalt ongi ju need argumendid seest täiesti õõnsad, mida meile esitatakse. No ma pean siin silmas, et kui justiitsminister tuleb ja esineb sõnavõtuga või ütleme, kirjutab arvamusartikli, et meil on seda seadust vaja põhimõtteliselt sellepärast, et elu muutub ja sellepärast, et Euroopa Liidus on nii kombeks, sest muidu me oleme, ma ei tea, mingisugused metsalised, et siis need ei kõla heade argumentidena või on sulle silma jäänud kuskilt mõni argument ka, mis päriselt vaieldav oleks? Ei, minu meelest ei ole. Kui ma hakkasin seda uut seadust uurima täpsemalt, siis ma ka esimene asi, mida tähendab jurist vaatab, kui ta vaatab uut seadust, on see, et milleks see seadus on. Ja ma hakkasin otsima siis, et kas kuskil on põhjendatud, millist olemasolevat probleemi see lahendada suudab või mille jaoks see seadus on mõeldud. Ja mina ei leidnud neid. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et püha issand, et peab ju olema midagi. Ja siis ma hakkasin lugema neid arvamusartikleid, mis selle toetuseks on kirjutatud ja hakkasin lugema meediakajastust ja ma vaatan, et nad tõesti tunnistavadki, et tegelikult probleemi, mida nad soovivad lahendada karistusõigusnormiga, ei ole olemas. Aga umbes sellise jutuga siis, et küll me tulevikus leiame midagi või küll kohtupraktika leiab midagi. Minu meelest see on kõige absurdsem viis, kuidas karistusõigusnormi rakendada, sellepärast, et karistusõigusnormi kehtestada, sest karistusõigusnormi tohib kehtestada ainult siis, kui mingisugune ühiskonnas tekkinud probleem vajab kõige rangemat meedet, et seda lahendada. Sest lihtsate solvangutega meil näiteks on ju au teotamise hagid, eks ole, pressideliktidel põhinevad hagid. See kõik käib tsiviilkohtus. Aga sellist probleemi ei oska mitte keegi tõesti välja tuua. Ja nüüd luua selline monstrum seadus, mis ei ole tegelikult ju päris hästi arusaadav ka kellelegi. Seadusloojatele endale ka mitte. On tunnus minu arvates ikkagi mitte vaba ühiskonna või vabaduse puude käes vaevleva ühiskonna poole. No sa märgid väga õigesti, et tegelikult ongi seadusloojad ju, peangi silmas justiitsministeeriumi asekantsler on öelnud, et küll kohtud siis leiavad, ütlesid sina, aga ta ütles niimoodi, et kohtud siis hakkavad seda sisustama. Kuidas tegelikult peaks olema õigusloome praktika, et ei saa ju nii olla? Ei, niimoodi, muidugi ei saa. Eriti veel ei saa seda teha karistusõigusnormiga, kus ühte määratlemata õigusmõistet sisustab teine määratlemata õigusmõiste, mida sisustab kolmas määratlemata õigusmõiste. See on karistusõigusnormi nõuetele, see loomulikult ei vasta. Õigusnormi peab ära sisustama ikkagi seadusandja ja kohus saab seda üksnes rakendada ja kui selles normis on ebaselgusi, siis tõlgendada. Aga sellist volitust seadusandja küll kohtule anda ei tohi, et kohus hakkab seda sisustama. See on täiesti välistatud. See seadus on täiesti laialivalguv, ta on õigusselgusetu, see tähendab, ta ei vasta põhiseaduses sätestatud määratletuse põhimõttele.
ta ei lahenda mitte ühtegi ühiskonnas eksisteerivat probleemi ja ta loob võimalused ulatuslikeks seaduse kuritarvitusteks tulevikus, mida ma arvan, et meie seadusandja praegu isegi ette ei näe. Näiteks seesama Soome parlamendisaadik Päivi Räsänen on ju, kes nüüd on selle vihakõne hammasrataste vahele sattunud Soomes. Tema ju tunnistas ka ausalt, et nad võtsid vastu selle seaduse heas usus ja ta ei osanud oodatagi, et tal sellised jamad võivad tekkima hakata, nagu tal on. No aga kas tõepoolest võib selle eelnõu seaduseks saades juhtuda sarnaseid olukordi, et nagu Saksamaal. Saksamaal üks ajakirjanik tundis, et teda ei tohi idioodiks keegi kutsuda, tegi politseile ja prokuratuurile avalduse, kriminaalmenetlusega siis uuriti, kes seda tegi siis interneti vahendusel, kutsus teda idioodiks, tema siis töö tõttu ja see inimene sai trahvi. Et kas siis peab vaimu valmis panema selle seaduse alusel sarnasteks asjadeks? Pole selge, aga selleks, et midagi, ma ei tea, kas nagu ühe konkreetse inimese idioodiks sõimamise puhul see seadus sellisel kujul rakendub. Ma arvan, et ta nii lai ei ole, aga seal on siiski väga lai määratlus näiteks, et võib tekkida ühiskonna oht, eks ole, oluline oht ühiskonnale. No, mida see tähendab? Kas keegi oskab öelda, et mida see tähendab? Või et teisest küljest ega see seadus ju ei nõua seda, et oleks tekkinud mingi oht, vaid seadus nõuab oma rakendumiseks seda, et keegi suudaks välja mõelda konstruktsiooni, et mingisuguse avalduse tagajärjel võib tekkida mingi oht. Tähendab, seda ohtu ei pea tekkimagi, aga võib tekkida oluline oht ühiskonnale. Ja kui päris niimoodi lahtise peaga mõelda, siis tegelikult igasugune asi võib ju kaasa tuua mingisuguse olulise ohu. Et ma arvan, et on väga raske välistada seda, et mingisuguse avalduse puhul selline oht tekib. Ma ise mõtlesin sellise näite peale, et oletame, et mingi autoriteetne isik, näiteks mõni valitsusliige ütleb, et meil on parlamendis natsid. Et kas selline väide võiks uue seaduse järgi tuua kaasa selle olukorra, mille puhul rakendub see uus siis vihakõne säte. Ja ma arvan, et teoreetiliselt ju võib, sellepärast, et me ei saa ju välistada, et sellise väljaütlemise tagajärjel käivitub mingisugune initsiatiivgrupp, näiteks kuskil Kesk-Eestis või Lõuna-Eestis, ajab kokku sellise 100-200 liikmelise seltskonna ja tuleb seda natsipandet maha võtma Riigikogus. On seda võimalik välistada, seda ju ei ole võimalik välistada, et võib tekkida selline olukord. Täiesti vabalt võib tekkida. See on võimalik, see ei ole välistatud. Põhimõtteliselt, millele sa viitad, on see, et see on selline suvaõigus, mis võib rakenduda, et keegi otsustab ja siis hakkab menetlema. Ja nüüd menetleja otsustab, et nüüd praegu vist on tõepoolest tekkinud see olukord, kus võib tekkida oluline oht ühiskonnale. Ja see ongi muidugi suvaõigus, sellepärast, et seadus ise seab õiguse rakendajale väga väikesed piirid ja nagu ma aru saan, siis seadusandja on seda ka taotlenud, sellepärast, et ta on kohe seletuskirja kirjutanud, et seda sätet hakkab sisustama kohtupraktika. Mis siis saab edasi? Ütleme, et see seadus võetakse vastu. Milline see oht ühiskonnale sinu hinnangul on? Et kui see seadus võetakse vastu, no ma arvan, et kõige paremal juhul ei juhtu mitte midagi, sellepärast, et inimesed vaatavad, et seda seadust lihtsalt muudeti, ega seda kunagi rakendatud ei ole ja me usaldame oma kohtuid ja õiguskaitseorganeid ja elame normaalselt edasi. Kõige halvemal juhul, kui hakkavad tekkima mingisugused absurdsed kaasused, mis on inimmõistusele vastuvõetamatud, siis tekib inimestel sisemine alalhoiu instinkt, nad hakkavad ennast tsenseerima, see tähendab, nad hakkavad tsenseerima oma juttu, läbi selle nad hakkavad tsenseerima oma ideid, läbi selle nad hakkavad piirama oma ühiskonnaelus osalemise ulatust ja selle kvaliteeti ja see lõppkokkuvõttes võib kaasa tuua päris katastrofaalseid tagajärgi. No sa oled ise ka üpris ühiskonna asjades ju tegelikult sõnakas inimene, sõnaosav advokaadina nagu sa oled, et see on hüpoteetiline olukord ja võib-olla ma olen natuke ebaõiglane, et ma sult üldse küsin hüpoteetilise olukorra kohta, aga kas sina hakkaksid ennast tsenseerima? Loomulikult, sest ma ei taha ju seadust rikkuda ja ma ei taha vangi minna. Aga mis on nagu sõnavabaduse piiramise puhul kõige ohtlikum on see, et esiteks sõnavabadus on tegelikult kõikide teiste vabaduste teostamise alus. Et oletame,
kui su sõnavabadus on piiratud, siis on piiratud näiteks sinu võimalused ja õigused kandideerida Riigikogusse. Kui sinu sõnavabadus on piiratud, siis on piiratud sinu õigus teostada vabale eneseteostusele, vabale ettevõtlusele. Et see kõik tegelikult algab sõna- ja väljendusvabadusest, eks ole. Et kui me piirame, kas või näiliselt piirame, saadame sõnumi, et me hakkame piirama sõnavabadust, sellepärast et see, mis praegu toimub, meile ei meeldi, siis sellega piiratakse ka sisuliselt kõike muud. Ta on minu arvates põhiõiguste kataloogi hierarhias on ta teisel kohal kohe pärast õigust elule ja tervisele, eks ole. Sest see on primaarne, inimene ei saa olla inimene ilma selleta, et ta on elus ja terve. Aga sealt järgmine põhiõigus, mis on kõige alus, on sõnavabadus. Ja piirata sõnavabadust või väljendusvabadust sellise konstruktsiooniga, et ega me täpselt ei tea, kuidas me seda nüüd praegu piirame, aga küll kunagi selgub, siis sõnum ühiskonnale, et kui vabalt ja kui hästi te võite ennast tunda ja kui vabalt või hästi te võite ennast teostada, poliitikas osaleda, ühiskonnaelus osaleda, ettevõtluses osaleda, see sõnum on ju väga ähvardav, see on olemuslikult ähvardav ja kuri sõnum.